Mul paluti natukene rääkida teemal, et kuna sõna innovatsioon tihti tekitab palju küsimusi, just selles osas, et see on üks sõna, mille ümber seda, kuidas inimesed seda mõistavad, on niisuguseid väga palju erinevaid arusaamasid. Et ma teeks kohe nagu niisuguse eksperimendi teiega, et kui ma ütlen teile sõna innovatsioon, et mis on esimene sümbol või asi, mis teile pähe tuleb? Kes on julge, kes julgeb öelda mulle, mis tal esimesena pähe tuli? Tiit, mis? Uuendus? Leiutamine. Vabadus, okei. Startupid. Et selles mõttes on õige, et meil ühiskonnas tihti, mina läksin siis Wikipeediasse, mis on selline avatud keskkond, kust nagu uurida, et mis see innovatsioon siis tähendab, siis ma natuke lühendasin seda Wikipeedia väljavõtet, aga innovatsioon on millegi uut moodi tegemine. Ehk et kui tavaliselt räägitakse leiutamisest, siis leiutamine on mingi idee nagu avaldamine. Siis innovatsioon on tegelikult see, et sa võtad selle idee ja rakendad igapäevasesse ellu. Ehk et see innovatsioon on see, kui üks idee muutub osaks mingist igapäevaelust. Ja ma arvan, kui me mõtleme majanduslikult või ettevõtlikult, siis on ka äärmiselt oluline ja seda on siis Ameerika niisugune organisatsioon nagu Innovation Network öelnud, et innovatsioon on idee realiseerimine viisil, mis loob täiendavat väärtust. Ja selle väärtuse puhul ma tõin siia niisuguse väikse seletuse, et ehk et see toimib kasumlikult. Et innovatsiooniks ei saa pidada seda lahendust, mis ei ole efektiivne, ehk et ta toodab kahjumit. Et see majanduslik efekt või mõõde on selle innovatsioonil alati olemas. Ja nüüd, kuna seda innovatsiooni võib olla ja seda käsitlusi on väga erinevaid, siis mina leidsin niisuguse mulle nagu kõige nagu südame lähendamisema lahenduse sellele, et kuidas seda innovatsiooni liigitada või käsitleda on siis ühel büroo, niisuguse konsultatsioonibüroo nagu Deloitte poolt on kasutusel selline innovatsiooni liigitus, kus ta on nagu selle innovatsiooni 10 alakategooriaks liigitanud. Aga põhimõtteliselt, kui me nüüd mõtleme nagu äri peale, siis üks pool on see, et mismoodi ettevõte on üles ehitatud, milline on tema rahateenimise mudel, milline on see võrgustik, kuhu ta ennast on sidunud, milline on ettevõtte struktuur ja milline on see protsess, kuidas see ettevõte toimib. Ja juba seal annab igasuguseid uusi ja nutikaid lahendusi teha. Ma hiljem toon näiteid ka ja ma usun, et kui ettevõtjad oma ettekannetega täna esinevad, siis te saate kõik nagu aeg-ajalt mõelda, et kus kohas nemad siis tegelikult on midagi uut või teistmoodi teinud, et olla paremad või efektiivsemad. Üks pool on siis ettevõte. Väga palju räägitakse innovatsioonist tihti ja räägitakse sõnast või mõeldakse toodetest. Aga tegelikult toode on nagu ainult üks osa ja ka toote puhul on see, et me räägime sellest, et sellel tootel on mingid oma efektiivsuse omadused või mingi funktsionaalsus, kuidas ta toimib. Aga lisaks sellele on ju toodete juures veel ka mingid sellised lisaseadmed, lisavahendid, kuidas ta nagu suhestub. Et näiteks, ma ei tea, võtame selle sama iPhone'i, et lisaks sellele iPhone'ile on olemas kõrvaklapid, laadi ja sinna saab panna igasuguseid muid vidinaid külge. Ma ei tea, nutikell, kuidas ta seostub. Nii et tihtilugu see toode ei olegi ainult võib-olla see üks seade, vaid et seal ümber võib ka olla palju nii-öelda teisi elemente, mis moodustavad selle terviku. Ja kolmas osa, mida siis saab alati innoveerida, on kasutaja kogemus. Et kui mõtleme, siis on meil see ettevõte oma selle tootega ja siis on kolmas osa on nagu nii-öelda see kasutaja kogemus. Kuidas me osutame või viime selle teenuse või lahenduse inimeseni, mis kanalit me kasutame, kas see on e-teenus, kas me toome selle talle koju kätte või me kutsume ta enda juurde. Siis on image kindlasti väga oluline, mismoodi me ennast brändime, mismoodi me tahame, et ühiskond meid näeks. Kas me tahame olla nagu Ryanair, kes on odav lennufirma, või me tahame olla midagi eksklusiivset nagu Rolls-Royce või Bentley, näiteks automaailmas või Tesla. Ja siis neljas osa on üldse see, et kuidas me nagu ka selle kliendiga
suhestume või kuidas me tema nagu oma sellesse toote kasutamisse kaasa tõmbame. Et võib-olla kõige lihtsam näide on näiteks see, et kindlasti väga paljud teist kasutavad järjest rohkem sellist teenust nagu Airbnb, kus tegelikult inimesel on võimalik jätta oma tagasiside, see tagasiside avaldatakse järgmistele klientidele, et see klient ei ole lihtsalt ainult see, kes astub uksest sisse ja läheb ära, vaid ta tegelikult osaleb ka selle toote väärtusloomes. Samamoodi näiteks Eesti ettevõttes Taxify on väga oluline osa on ju sellel, et kliendi tagasiside on see, mis määrab, milline on selle taksojuhi reiting siis nii-öelda selles piirkonnas. Et ma toon siin ka näite, miks mulle see Taxify nagu väga meeldib, on see, et kui täna püüab näiteks riik olla see, kes annab neid lubasid välja ja püüab seal nagu luua turul nagu sellist korda, et keegi ei kuritarvitaks turgu, siis tegelikult Taxify on leidnud lahenduse, kus võib-olla riik enam selliseid lubasid välja ei pea andma, sellepärast et on olemas platvorm, kus on väga läbipaistvalt võimalik anda tagasisidet ja jälgida, et need taksojuhid, et ainult head taksojuhid ja usaldusväärsed taksojuhid saaks sõita. Ehk et tähendab, et need inimesed, kes taksodega sõidavad, täna juba osalevad siis nii-öelda nagu selle toote nagu paremaks loomisel. Nii. Ja ma usun, et paljud teist on seda näinud, ehk et siin on see nii-öelda selline Osterwalderi niisugune nagu ärimudeli raamistik, mida on viimased 10 aastat kasutatud selleks, et mis oleks kõige lihtsam ja visuaalsem viis nagu oma äri kirjeldamiseks. Et tegelikult annab kõik need innovatsiooni elemendid siia raamistikule kirja panna ja te saate nagu ise mõelda, et kus kohas teie tahate muutust esile tuua. Nii, aga läheks nüüd teooriast rohkem praktika poole peale, et siin oli juttu Cleveronist ja mulle väga endale Cleveron meeldib väga mitmel põhjusel. Esiteks, Cleveron on erakordne sellepärast, et Cleveron kui väga innovatiivne ettevõte, kes täna teeb koostööd maailma tõesti kõige suuremate hiidudega omas vallas. Walmart Ameerikas, nüüd Zara Hispaanias, kes on nagu ka suurim odavriiete bränd, üks suurimaid, aga see ettevõte tegutseb Viljandimaal. Ta asub Viljandis, mis minu arust nagu tõestab veel kord seda, et innovatsiooni tegemiseks ei pea ainult olema Tallinnas. Kui me nüüd mõtleme, et milliseid elemente sellest 10 innovatsiooniliigist tegelikult Cleveron kasutab, siis neid on siin väga palju. Ja väga oluline on just seesama, et nad mõtlevad selle peale, et millist kasutajakogemust nad kasutavad. Teine pool on see, et milliste ettevõtete võrgustikku nad kuuluvad või kellega nad koostööd teevad. Et kui me teame, et needsamad SmartPosti seadmed, neid paigaldatakse koos Omnivaga, ehk et Omniva on nende jaoks väga oluline partner siin regioonis. Walmartis pannakse need seadmed üles siis kaubanduskeskusesse. Väga oluline on koos selle partneriga läbi mõelda, et milline on see kasutaja kogemus just nüüd nende lahenduses. Ma usun, et väga oluline on ka siin seesama meeskond, kellega seda kõike nagu ellu viiakse. Ja kes on need partnerid, kellega neid tooteid arendatakse. Et ma olen ise Arnoga aeg-ajalt kohtunud ja rääkinud sellel teemal, et näiteks kui temal oli vaja leida lahendust, et kuidas automaatlukk panna sellele postiautomaadile, siis ta leidis endale, ta rääkis ühe Austria ettevõttega, siis ta rääkis ühe Rootsi ettevõttega, lõpuks ta leidis ühe väga väikse ettevõtte Inglismaalt. Ja sisuliselt võiks öelda, et osa tema töötajaid selles mõttes või allahankijaid asub Inglismaal. Et selles mõttes see mõtteviis, et kuidas sa leiad endale neid talente, et see on nagu väga oluline. Teine pool on see, et kui me mõtleme nüüd hiljuti sellele uudisele, et meil on võimalik panna nii-öelda see postiautomaat juba oma koduõuele, et siis kellega peab siis nagu see
automaaditootja kokku leppima ennem, et see teenus nagu tööle hakkaks. Et see tähendab seda, et toidukauplused peavad olema võimelised nii-öelda e-kaubanduse kaudu neid pakke sinna toimetama. Ehk et keegi peab need pakid kokku pakkima, sul peab olema tellimiskeskkond ja nii edasi. Ja teiselt poolt me peame jälle mõtlema selle peale, et mis on see kasutajakogemus, kuidas me saame just neid inimesi paremini kaasata sellesse, et meie toode paremini toimiks. Nii et neid külgi on alati selliste innoveerimise puhul hästi palju. Ja Cleveronil ma selles mõttes soovitan endiselt silma peal hoida, et mõtted on neil julged, et kes mäletab, siis eelmine suvi nad tõid võist drooniga endale mereranda vett, või mitte mereranda, järvekaldale vett tellida, et nad mõtlevad endiselt edasi selles osas, et kuidas inimese jaoks tegelikult ostukogemus nii-öelda tulevikus, kus me ilmselt palju rohkem internetist ostame, muuta võimalikult mugavaks. Sest näiteks kas või seesama, miks toidukaupasid e-poodidest täna veel vähe tellitakse, on see, et ma pean mingi kindlal kellaajal kodus olema. Aga see, mul on väga raske oma elu planeerida selle järgi, et homme kell 2. Ma ei saa homme kell 2 näiteks sõita läbi linna autoga tund aega selleks, et toidupakk vastu võtta. Et kui need asjad ära lahendatakse, siis järjest rohkem selliseid teenuseid tuleb. Ja mul on väga hea meel, et Cleveron Eesti ettevõttena seda aktiivselt teeb. Teiseks ma tahtsin tuua veel ühe näite, mis ilmselt teid kõiki siin puudutab. Et me kõik oleme kuulnud viimased 25 aastat sellest, et pangandust, ütleme, väljaspool Tallinnat ja Tartut ei ole efektiivne teha. Et see ei toimi. Et viime kõik kontorid Tallinnasse, teeme e-pangand, nii-öelda internetipangad ja üldiselt sularahaautomaadid viime ka üksikutesse kohtadesse, et liiga kallis. Aga nüüd siis on Coop pannud seljad, õigemini ostis ära siis ühe Eesti panga ja on otsustanud ära kasutada seda, et tal on olemas juba tohutu võrgustik, mida ta niikuinii kasutab. Ja viia see nii-öelda pangateenus siis läbi nende poodide teha kättesaadavaks nendes piirkondades, kus tegelikult väga paljud suured pangad ennast välja tõmbavad. Ma arvan, et sellistel teenustel on väga oluline roll ka selleks, et meie elu väga liialt ei tõmbuks suurtesse keskustesse kokku. Ja nagu me näeme, et tegelikult nemad usuvad ja neil on olemas ideed, kuidas siis tegelikult läbi kaupluse pangateenuseid müüa. Kui me nüüd mõtleme, et siis tegelikult Eesti Post on seda vist SEB-ga kunagi ka varem teinud, et see ei ole päris selline asi, mida pole üldse tehtud. Aga ma siia küll seda kirja ei pannud, aga mis on väga huvitav, ja ma tahaks näha, kuidas see kõik nüüd toimima hakkab, aga sisuliselt, nagu te teate, et teil on, paljudel ilmselt on need kliendikaardid, millega te poest nii-öelda saate mingit soodustust. Aga sisuliselt Coop saab kogu teie tarbija käitumise põhjal hinnata ära teie laenu riski profiili. Ja selle järgi tegelikult saab arvuti, mitte kuskil üks laenuametnik saab tegelikult otsustada, kui laenukõlbulik te siis selle panga jaoks olete. Ja ma arvan, tavalise inimese jaoks, kes elab oma igapäevast elu, tähendab see seda, et laenuteenused muutuvad kättesaadavamaks, odavamaks, kiiremaks. Ja niimoodi kokku pannes nii-öelda selle tarbija käitumise ja finantsteenused ootamatult on tekkinud innovatsioon. Ja siin on jälle sama oluline pool on jälle see, et kuidas, mis on seal tarbija roll, on see, et kui tarbija nüüd oma nagu sellist infot pangale ei paku, siis ta lõpuks ikkagi ilma selle infota, ta peab võtma selle ametniku, tegema intervjuu selle inimesega, kulutama aega ja siis tegema selle otsuse ja seal jääb ikka see risk sisse, et äkki, või ütleme kõrgem risk sellega seoses, kas see laen tuleb siis lõpuks tagasi või ei tule. Aga kui me mõtleme selle peale kas või, et mismoodi siis Coop ja siis see krediidipank peavad oma organisatsiooni ümber kujundama, et see on juba ka väga suur innovatsioon. Nii, ja kolmanda näitena ma tahtsin rääkida
Tallinna lennujaamast. Miks? Et see on niisugune väga huvitav teenusorganisatsioon ja mis mulle väga meeldib, ma ei tea, kui hästi see pilt kaugemale on näha on, aga tegelikult on see, et ma pean tunnistama, et nii palju, kui mina olen maailmas reisinud, siis Tallinna lennujaam on üks meeldivamaid lennujaamasid, kus üldse viibida. Mitte ainult sellepärast, et kui sa tagasi tuled, sa mõtled selle peale, et nüüd ma olen lõpuks kodus, aga nad on isegi selle kodutunde väga osavalt ära kasutanud. Aga kui me mõtleme just selle peale, et mismoodi nad on kogu selle teenuse seal kujundanud, et mulle endal oleks väga huvitav jälle vaadata ka seda poolt, et kuidas nende ettevõtte organisatsiooniline struktuur toimib, et kuidas need innovatiivsed ideed seal ettevõttes tekivad. Et need ei ole nagu juhuslikult, neid ei saa nagu nii-öelda jäneseid välja tõmmata mustast kübarast, vaid et see peab olema mingi süsteemne töö. Et sellel pildil on näha nagu see, kuidas me tegelikult on tehtud siis ka ümber kujundatud need lennukisse minemise väravad. Ma ei pannud siia ühtegi nii-öelda ilmselt, kus nad nagu raha küsivad, ma ei pannud siia Alle Kokki või Postimeest, aga tegelikult nad on väga osavalt suutnud iga ruutsentimeetri lennujaama pinnast panna raha teenima. Et selles mõttes, et nad müüvad tegelikult, kui te nüüd, kes on hiljuti käinud, et seal on erinevate ettevõtete poolt bränditud väravad. Ja see toimib väga ideaalselt. Ehk et ideid, kuidas, mis on siis nagu selle lennujaama toode on ju, et me näeme, et siin on neid erinevaid tooteid on palju, et üks on see, et sa pakud nii-öelda rendid kellegile pinda välja, müüd reklaami, teiselt poolt sa ju, ütleme, sinu põhiteenus on ikkagi see, et inimesed saaks võimalikult kiirelt ja mugavalt lennukile, et siia tuleks siis võimalikult palju lennuliine. Ja mis on veel oluline, et tegu on riigiettevõttega, et selles mõttes ei pea ütlema nii, et kõik, mis on riigi oma, et seal ei ole võimalik innovatsiooni teha. On võimalik küll, et on see Maanteeamet, on see Maksuamet, kes on samamoodi näidanud, et ka riigiorganisatsioonides on võimalik innovatsiooni teha. Ja kas või see sama hea näide, et tänasest on võimalik muide jälle e-hääletada ja mina usun endiselt, olles natuke IT-d õppinud, et see on täiesti turvaline, ärge kartke. Nii, aga kiirelt edasi minnes, et natuke rääkides tehnoloogiast, et tegelikult on tehnoloogia ja teadmised on väga olulised. Et siin on siis selline Gartneri poolt, see on niisugune ka üks analüüsiettevõte, kes püüab siis kogu aeg hinnata, kui kaugel üks või teine tehnoloogia on turule jõudmisest, ja neil on niisugune kõver, kus nad ütlevad, et mingid tehnoloogiad haibitakse ennem üles, ehk et nendest räägitakse rohkem, kui nad väärt veel tollel hetkel on, ja siis ühel hetkel tuleb selline stabiilsuse platoo, kus siis tegelikult need innovatsioonid majandusse rakendatakse. Et ma hetkel näiteks annan Riigikantseleis nõu Eesti riigile selles osas, et kas isejuhtivad autod või kuidas neid võiks Eestis rakendama hakata. Ja nemad on hetkel selle haibi, või see tehnoloogia on hetkel selle haibi tipus seal. Et kõik sellest maru palju räägivad, aga ilmselt on, et see tehnoloogia nii-öelda sellisest laiemast kasutusest on, sinna läheb veel oma 10 aastat aega. Aga mõned näited veel näiteks sellest, kuidas tehnoloogia võib väga oluliselt muuta nagu ärimudeleid ja seda, kuidas me asju korraldame. Et juba täna näiteks on võimalik see, et metsaveoauto kraanajuht ei pea olema enam selle metsaveoauto peal, vaid tema võib teha oma tööd kodust. Kui nüüd tulevad 5. põlvkonna mobiilside platvormid, siis seal on andmeside kiirus on piisavalt kiire, et selliseid tehnoloogiaid üsna laiapõhjaliselt juba kasutusele võtta. Ja mis siis, kus siin see majanduslik efekt on see, et tegelikult väljaõppinud kraanajuht võib olla 5-6 auto peale. Ja need rekkajuhtide kvalifikatsioon võib olla selles mõttes palju madalam, kes siis selle autoga sinna kohale sõidavad. Ja selle võrra saab nagu aega kokku hoida ja saab tegelikult ka kulusid kokku hoida. Et kes juhtumisi käis nädalavahetusel Tallinnas DigiSummiti ajal, seal oli üks näitus,
seal muide Telia demonstreeris just ka ühte ekskavaatorit, kus siis lastel oli või ükskõik huvilistel oli võimalik virtuaalreaalsusprillidega juhtida seda ekskavaatorit hoopis teisest ruumist. Et selles mõttes tegu ei ole ulmega, vaid see on kohe-kohe siin. Siin oli juttu Rail Balticust ja ma mõtlesin, et loomulikult ma võtan selle teema üles, et mul õnnestus septembri alguses ka käia ise seal Hyperloop One'is kohal. Ja miks ma sellest räägin, on see, et ka sellised lahendused muudavad väga oluliselt seda, et mismoodi me üldse mõistame ruumi, aega ja seda, et kui palju meil on vaja kulutada energiat selleks, et ehitada üks infrastruktuur. Et siin ma panin 2 pilti, et väga oluline pilt on see, kus on näha, et see toru on õhus, postide otsas, et kui Rail Balticu siis selle muldkeha laius on 12 meetrit ja kui me teeksime Via Baltica kiirtee, siis selle muldkeha laius oleks 22 meetrit, et arvutage kokku, mitu veoauto koormat, sinna on vaja vedada killustikku, kruusa, see on vaja kuskilt välja kaevata. Rail Balticu killustik on ilmselt vaja tuua kõik suures osas muide Soomest. Nii et me nüüd peame hindama, et kui kiiresti see tehnoloogia turule jõuab, et Rail Balticu vist lubati 2027, et hakkab sõitma. Hyperloop One lubati, et on esimene töötav liin on 2022. Ja selle kiirus on siis selline, et Tallinn-Berliin arvutuslik sõiduaeg oleks 90 minutit. Mina toon sellise võrdluse, et kui ma tahaks endale tellida värskeid mereande Vahemerest, siis hommikult turult tellides, siis 4 tunni pärast oleks võimalik selle seadmega nad igal juhul Eestisse tuua. Ja täna tuuakse neid samu mereande, mida meil on võimalik poest osta, tuuakse niikuinii lennukiga. Nii et me ei räägi sellest, et siin nüüd see võiks olla kuidagi väga luksuslik ja liiga kallis. Nii et niisugune mõtteaine. Kolmas, mis ma tahtsin välja tuua, on energeetika osas veel ühe näite, et kus tegelikult me oleme täna selles punktis, kus juba taastuva energia tootmisvõimsusi installeeritakse rohkem kui fossiilset energiate tootmisvõimsusi. Et mul eile õhtul õnnestus kokku saada ka näiteks ühe sellise Eesti ettevõtte nagu Estonian Cell omanikuga ja nemad näiteks paigaldasid ka ühe seadme, millega nad toodavad siis oma jääkidest 5 miljonit kuupmeetrit siis gaasi aastas. Aga ma arvan, et üsna pea me näeme seda, et on see Eesti Energia või mõni teine energiaettevõte, kes hakkab teile pakkuma energialahendust kui teenust. Teie ütlete ära, mitu kilovatti teil on vaja ja võib-olla mobiiliäpi kaudu, kui teil on vaja rohkem kilovatte, teile tuuakse võib-olla mingi lisageneraator näiteks, kui on vaja, ma ei tea, puid saagida kodus või mida iganes. Aga põhimõtteliselt luuakse järjest rohkem selliseid hajaenergeetika lahendusi, kus elektrivõrku kui sellist igasse punkti pole vaja viia. Miks see nii oluline on see, et täna tegelikult pool elektri hinnast on ülekandetasud, aga tegelikult me saaksime 60% elektrivõrkudest 95% elektrienergiast kohale viidud. Tegelikult me võiks sellest 40% elektrivõrkudest loobuda ja täna on nagu see tehnoloogia juba päris nii kaugele arenenud, et selliseid kombineeritud lahendusi võetakse järjest rohkem kasutusele. Et kes jälgis hiljuti uudist, Austraalias näiteks on Tesla tarninud siis niisugused suured aku kompenseerimisjaamad selleks, et juhul, kui tuuleenergias toimub tootmise langus, et siis oleks võimalik seda energiavajadust akude pealt kompenseerida. Et selles mõttes sellised taastuvenergia lahendused tulevad ja ma arvan, et ütleme selliste suurte võrkude ja kulukate võrkude rajamine on mõistlik ainult sinna, kus on pidev ja suuremahuline tarbimine. Et nii palju tehnoloogiatest, nii palju innovatsioonist, mu jutu mõte lühidalt kokkuvõttes on see, et innovatsioon juhtub iga päev, igal pool, et ei ole olemas ainus ettevõte või organisatsioon, kes saab ennast mitte innovatiivseks nimetada, on see, kes tõesti mitte midagi oma tegevuses ei üritagi muuta.
igaüks, kes mõtleb selle peale ja püüab midagi teistmoodi teha, on igal juhul innovatiivne. See ei ole midagi eksklusiivset, mis on ainult vähestele ettevõtetele. Innovatsioon juhtub meie ümber pidevalt, aga oluline on see, et kui me räägime konkurentsist, et kuidas me seda kõik enda kasuks tööle paneme.